Mina olen Hanna Junti ja ma olen lavastuse Suveöö unenägu liikumisjuht. Mind kui liikumisjuhti huvitab eelkõige keha laval ja need füüsilised maailmad, mida siis läbi nende kehade luua. Ja tavaliselt, kui lavastuse aluseks on näitetekst, siis algabki selle teksti sellisest kehalisest analüüsist. Ja ma loen seda näidendit niimoodi, et kõigepealt vaatan, et millised vaatan ja tunnetan läbi, et millised maailmad seal on ja millised kehad võiksid nendes maailmades eksisteerida ja kuidas nad võiksid liikuda. Selline hästi abstraktne ja tunnetuslik osa on see. Ja mis on Shakespeare'i puhul ka hästi põnev, on see, et tema keelekasutus on ülimalt füüsiline. Näiteks meie näidendis üks mu lemmikumaid stseene on see, kus kaks tüdrukut lähevad omavahel kaklema ja neil on nii selline vürtsikas selline kaklusdialoog ka. Neil on väga ka nagu jõuline liikumine, aga ka väga jõuline sõnakasutus ja näiteks sõnad nagu nukk solvanguna, kus on sellised nurgelised konsonandid on juba sihuke, lõikab sulle füüsiliselt ka sisse ja samas seal on armastajaste stseenid ja nende tekst, kus nad ohkavad ja õhkavad ja on sellised ümmargused vokaalid, et minu jaoks on ka see tekst nagu ise hästi rikas selliste füüsiliste kvaliteetide poolest. Aga kui ma olen selle töö algusfaasis ära teinud, et kuidagi tunnetada, kuidas see tekst minu jaoks liigub, siis hästi oluline teine aspekt on see, et mida lavastaja minult eeldab, mis on tema visioon ja põhimõtteliselt hakkabki see toimima niimoodi kuidagi kihiliselt hästi tihedas dialoogis lavastajaga, kunstnikega, heliloojaga, et me saaksime asjadest ühtemoodi aru ja mina siis saan tuua sellesse dialoogi siis oma sellise kehalise perspektiivi. Ja hästi oluline asi, millega veel arvestada, on loomulikult näitlejad, kellega ma töötan, et mul võib olla mis tahes visioon, siis mind mõjutab see, mida lavastaja ootab, mida kunstnikud loovad, aga see kõik peab tegelikult ju kokku tulema nende näitlejate peal, nende näitlejate kehades. Ehk ma arvan, et minu töömeetod on selline üpriski otsinguline, eksperimentaalne ja alati ka tihedas dialoogis selle näitlejaga, et vaadata, kuidas mingid ülesanded või kvaliteedid, mis mina olen välja mõelnud, nende kehades saaksid aktiveeruda. Sest et võib-olla mingi liigutus või koreograafia, mis ma mõtlen kodus enda keha peal välja, ei pruugi nende liikumises üldsegi sama mõju omada kui minu puhul. Ehk siis see on väga-väga individuaalne see töö. Nagu ma juba mainisin, siis minu töömeetod on selline otsinguline ja eksperimentaalne ja nüüd alles natuke aega tagasi, nädal enne esietendust, ma sain aru, et selles liikumiskeeles, mis me oleme selle lavastuseks arendanud, on üks hästi oluline motiiv, ring ja ringlemine ja pöörlemine ja see on ilmselgelt tõukunud sellest meie lavakujundusest, kus on siis selline ümmargune ketas, aga tegelikult ka kuidagi ilmunud hästi orgaaniliselt, loomulikult läbi selle, et ringlemine on justkui sihuke, et kui miski meil elus ajab pea ringi käima, näiteks armastus lööb korraks su maailma täiesti kõikuma või oled nii segaduses öises metsas, et ei tea, kus on põhi, kus on lõuna, et sellised nagu elulised kogemused väljelduvad siis selles füüsilises ringlemise liikumises. Ja meil on lavastus hästi palju, on pöörlemist nii üksikisikutena kui kollektiivselt. Need haldjad pidevalt ringlevad inimeste ümber ja piiravad ja võluvad ja nõiuvad nende oma ringidega teisi. Ja vahel tuleb mul liikumisjuhina siis töötada väga konkreetsete hetkede kallal. Et näiteks on meil koreograafia 4. vaatuses Titania ja Oberoni siis Haldja kuninga ja Haldja kuninganna vaheline duett, mille puhul lavastaja andis mulle ainult ülesandeks selle, et see peab olema nende kahe leppimise hetk. Ja siis selle tantsu loomisel ma pean arvesse võtma kogu seda eelnevat
tegevuste jada, mis nende kahe tegelaskuju vahel on toimunud, mis seisus nende omavahelised suhted on selleks hetkeks, kui see tants sünnib ja siis leidma viise, kuidas see mäng, mis nende vahel on toimunud, see selline suhtlemine, et kuidas seda veel kontsentreeritumalt tõlkida liikumise keelde. Ja selle puhul ma tahaks öelda, et see tants sündis sellest ülesandest, et looge leppimise ja harmoonia loomise tants, aga see tantsu vaadates ei ole tegelikult oluline võib-olla välja nuputada, et mida see lavastaja või mida see koreograaf seal kindlasti öelda tahtis, aga selliseid stseene lihtsalt vaadatagi kogedes, et vaadata, kuidas see sinu keha mõjutab ja võtta neid vastu lihtsalt kui mingi pilt, mida ei pea analüütiliselt lahti analüüsima, mõtestama, aga võib lihtsalt lubada endal neid tunnetada ja kogeda ja läbi selle saab minu arvates palju täpsemini selle iva sealt kätte. Ma võin siin videos teha ühe ülestunnistuse, et kui mina käisin koolis, õppisin gümnaasiumis, siis ma ei olnud tegelikult suurim Shakespeare'i austaja, sest et see tundus minu jaoks kuidagi kauge ja keeruline. Mõned aastad hiljem, kui ma olin sunnitud Shakespeare'iga rohkem aega veetma, tõesti süvenema sellesse teksti ja andma sellele võimalust ja tõesti proovida seda mõista, siis sealt hakkas vaikselt lahti hargnema tõeline võlumaailm minu jaoks. Et ma tahaksin väga julgustada kõiki, kes praegu tunnevad, et see Shakespeare'i tekst on kuidagi keeruline ja arhailine ja värsis, et lihtsalt andke sellele võimalus ja kasvõi kui tekst on liiga kiire, siis kasvõi lubad endal lihtsalt meloodiana kuulata sedasama, et kuidas mõjutavad sulle sind kui vaatajat need konsonandid, kuidas mõjutavad vokaalid ja usaldada seda, et kui need näidendid on tõesti aastasadu vastu pidanud ja neid ikka uuesti mängitakse ja loetakse, siis nendes on midagi erilist, midagi olulist sees olemas.